jällegi meie sellel töölehel on kirjas 5 sammu, mida siis tuleks teha, et saada soovitud tulemus. Kõigepealt tuleks siis kindlaks teha, milline tehe või millised tehted ühikutega tehakse ja meelde tasuks siis tuletada ka tehete järjekord. Eks kõigepealt korrutan, jagan, siis liidan ja lahutan. Ja kui oli astendaja sees, siis oli astendaja kõige tähtsam. Kõigepealt astendan, siis korrutan ja jagan ja alles siis liidan ja lahutan. Siis tuleb kasutada seda eelmises tunnis räägitud 5 sammu reeglit ja antud ühikud teisendada küsitud ühikutesse. Seejärel tuleb siis teha tehe, mis on tehtud antud ühikutega, teisendatud ühikutega ja lõpuks siis, nii nagu eelmiseski tunnis, saadud vastus korrutada siis mõõtarvuga. Ja ega me sellest rääkimisest siin palju targemaks ei saa, mõistlikum on hakata kohe toimetama. Ja esimese näitena näide siis 4a on tarvis siis teisendada 54 kilomeetrit tunnis meetritesse sekundis. Kas keegi oskab kohe peast öelda, mis see vastus on? Ei oska, eks? Aga on päris mitu küsimust, millele me oskame vastuse leida. Kõigepealt esimene küsimus on, et mis tehted siin on ühikutega tehtud? Kilomeetrid on jagatud tundidega, meetrid on jagatud sekundiga ehk tehteks on siis pikkuse ühiku jagamine ajaühikuga. Nii et me peame siis tegema tehted pikkusühik jagatud ajaühikuga ja seetõttu peame siis, eks ole, kilomeetrid teisendama meetritesse ja tunnid peame teisendama sekunditesse. Nii et see on nüüd siis, kui me vaatame seda meie järjekorda, siis see on meie järjekorras see B. Et A oli siis see, et me tuvastasime, et tegu on jagamistehtega. Mitu meetrit on ühes kilomeetris? 1000. Ja mitu sekundit on ühes tunnis? Eks siin tuleb natuke mõelda nüüd. Ühes tunnis on 60 minutit ja ühes minutis on 60 sekundit. Järelikult ühes tunnis on 60 korda 60 ehk 3600 sekundit. Ühikuks on meil 1 kilomeeter jagatud 1 tunniga. Nüüd me läheme siis selle kolmanda sammu juurde. 1 kilomeeter
jagatud 1 tunniga, eks ole. Kilomeeter on jagatud tunniga. Meie tegime teiega selgeks, et selle 1 kilomeetri asemel võime kirjutada täiesti vabalt 1000 meetrit. Ja 1 tunni asemel võime kirjutada 3600 sekundit. Ehk me saime teiega teada, et 1 kilomeeter tunnis on 10/36 meetrit sekundist. No iseenesest saaks siin veel 2-ga läbi jagada, eks ole, ja saada siis vastuseks 5/18, aga see oluliselt ei muuda. Nii et me saime teada, et 1 kilomeeter tunnis on 10/36 meetrit sekundis. Mõõtarvuks on meil siin 54. Järelikult, kui 1 kilomeeter tunnis on 10/36 meetrit sekundis, siis, eks ole, vastuse saame, kui 54 korrutame selle 10/36-ga. Ja siin te näete nüüd põhjust, miks ma ei hakanud seda 10/36 välja arvutama. Selle 54 korda 10 jagatud 36-ga on siis 15. Nii et see meie teisendamise tehe 54 kilomeetrit tunnis meetriteks sekundis annab vastuseks 15. Ehk siis 54 kilomeetrit tunnis on teiste sõnadega 15 meetrit sekundis. Ehk siis see liikuv keha, mis igas sekundis läbib 15 meetrit, läbib igas tunnis 54 kilomeetrit. Nii et kõigepealt tegime siis kindlaks, eks ole, selle tehte, seejärel teisendasime tehtes antud ühikud küsitud ühikuteks, seejärel tegime siis tehte teisendatud küsitud ühikutega ja lõpuks korrutasime siis selle tehtes saadud vastuse selle algse mõõtarvuga. Ei olnud kõige lihtsam, aga ma usun, et ka väga mitte üle jõu käib. Võtame siis järgmise. Ja see on siis, eks ole, näidisülesanne 4b. $1440 meetrit sekundis on tarvis siis teisendada kilomeetritesse tunnis. Jällegi vaatame, mis siis ühikud meile vastu vaatavad ja milline tehe on siin tehtud, eks ole, murrujoone peal vaatavad vastu meile siit ja teisel pool võrdusmärki pikkusühikud, ehk siis ühel pool on meeter ja teisel pool on kilomeeter ja murrujoone all ühel pool on sekund ja teisel pool on siis ajaühik tund. Ehk siis enne kui me saame hakata edasi liikuma, peame me siis meetri
1 meetri teisendama kilomeetriteks ja 1 sekundi teisendama tundideks. See on nüüd ebatavaline teisendus, sest et kui tavaliselt küsitakse teie käest, et mitu meetrit on 1 kilomeetris ja teie vastate selle peale kohe une pealt 1000, siis nüüd ma küsin vastupidise küsimuse. Mitu kilomeetrit mahub 1 meetrisse? Jah, te olete õigel teel. Kui 1 kilomeetris on 1000 meetrit, siis eks ole, 1 meeter on 1/1000 kilomeetrit. Ma võin selle kirja panna selle 2 erineval moel. Ma võin ta kirja panna, isegi 3 erineval moel võin kirja panna. Võin kirja panna 1/1000, võin kirja panna 0,01 ja võin kirja panna 10 astmes -3. Maitse küsimus, millist nendest 3 kasutada. Kuna ma tean järgmist küsimust ja sellele vastust, siis mulle tundub, et mõistlik on jätta ta 10 murru, selle hariliku murruna. Küsin nüüd niimoodi. Mitu sekundit on 1 tunnis? Äsja arvutasime 3600. Aga mitmendik tundi on siis 1 sekund? 1/3600. Ja see on nüüd põhjus, miks ma seda 1/1000 komaga arvuga ei väljendanud, vaid jätsin 1/1000. Sest et nüüd ma hakkan tegema tehteid harilike murdudega. On ju? 1 meeter sekundis saadud niimoodi, et 1 meeter on jagatud 1 sekundiga. 1 meeter sekundis on saadud, et 1 meeter on jagatud 1 sekundiga. Aga meil peab tulemuseks olema kilomeetrit tunnis. Järelikult ma pean selle 1 meeter siin kirjutama temale vastava hulga kilomeetritena. Ehk siis 1/1000 kilomeetrit. Ja sekundi pean kirjutama siis temale vastava hulga tundidega. Ehk siis 1/3600 tundi. No, iga harilike murdudega arvutaja õudusunenägu. Siin ei ole mitte 2-kordne murrujoon, vaid siin on 3-kordne murrujoon. No üks võimalus on muidugi võtta kalkulaator ja toksida vastused kalkulaatorisse, aga tegelikult, mäletate, kui topeltmurrujoon oli murrujoone peal, siis kukkus see lugu 1 koha võrra allapoole. Ja kui topeltmurrujoon oli murrujoone all, siis see kõige alumine, ehk siis selle jagaja nimetaja, ronis ülesse murrujoone peale. Seda matemaatikat ma ei hakka teile üle rääkima. Aga mul siis tekib siia selline tehe ehk 3600 kilomeetrit tuleb jagada 1000 tunniga.
ja me saame siis teada, et 1 meeter sekundis on teiste sõnadega 3,6 kilomeetrit tunnis. Seda tasuks tegelikult meelde jätta, et kui sa kõnnid kiirusega 1 meeter sekundis, siis sa jõuad tunniga 3,6 kilomeetri kaugusele. Aga meid ei huvita siis mitte kiirus 1 meetrit sekundis, vaid meid huvitab kiirus 1440 meetrit sekundis. Järelikult me peame siis see 1440 korrutama 3,6-ga. Ja saame vastuseks 5184. Eks ole. Ja see on nüüd siis kilomeetrit tunnis. Nii et 5184 kilomeetrit tunnis. Aga kui ma oleks küsinud teie käest, et teisenda see 1440 meetrit sekundis kilomeetritesse sekundis, on ju, siis see tehe oleks tulnud teha. Kas see tehe oleks tulnud teha? Ei, sest eks siis oleks olnud siinpool sekund ja siinpool sekund ja see 1440 meetrit sekundis oleks tulnud siis 1,44 kilomeetrit sekundis. See oli nüüd siis 2 näidet